No, tervist järjekordselt kõigile ja nagu mul on saate järel hakanud meeldima öelda, et siin me jälle oleme ja täna on jälle selline tore episood, ütleme selle kohta siis, et mul on hea meel, et nii-öelda, et siia nagu saatesarja ikkagi tuleb naispere ka rääkima oma nii-öelda iludest ja valudest põhimõtteliselt siis, et avama sellist veidi teist poolt ka. Ja täna nagu on siis vestluskaaslaseks selline naisterahvas, kes minu hinnangul, nii palju kui mina teda tean, kusjuures mina teda väga palju ei teagi, aga ma õpin teda täna tundma ja võib-olla teie õpite ka. Et nii palju kui mina tema kohta tean, siis fitness inimesed me kõik oleme, bikiini fitnessiga tema tegeleb ja teda võib-olla iseloomustab väga palju sellist häid võistlustulemusi ka, millest me kindlasti saame nagu rääkida. Et kõigepealt siis enne, kui me pihta hakkame, siis minu poolt kõigile veel kord tere ja tere sulle ka, Jana. Et saad ka rahvale tere öelda. Jah, tere Siim, et tõesti me ei ole varem niimoodi otseselt kokku puutunud, et minu jaoks siis sinuga ka tuttavaks saanud koht. Ja tere ka kõigile. Et huvitav on vaadata, kuhu see vestlus siis kulgeb. Aga tegelikult, kui praegu ots lahti teha, kohe alguses lennata nagu asjale peale, et siis ma arvan, et igati sobilik on seda vestlust alustada sellega, et jällegi, et nii palju, kui mina sind tean, ehk siis, et nii-öelda bikiini fitnessiga sa nagu tegeled väga kõrgel tasemel, küll aga nagu ma olen aru saanud, et päris juuniori tasemel sa sellega pihta ei hakanud vist, et mind just huvitabki see, et sa oled küll roninud nii kõrgele, aga jällegi, mis on nagu sinu alguslugu, et just see, et nagu, mis sind nagu üleüldiselt trenni juurde tõi ja mis sind selle bikiini fitnessi juurde tõi ja mida sellest alguses arvasid ja kogu see maailm, kus seda kõrvalt alguses nägid, kuidas ta siis tundus näiteks. Et nagu räägi natuke nende algusest. Jah, sul on nagu õigus, et juuniori eas ma ei ole, kuigi esimesel Mastersit maailmameistrivõistlust oli mu koos juunioritega ja siis ikkagi taheti mind juuniori pähe lavale saata. Aga jah, ma tegelikult jõudsin lavale võrdlemisi hilja, ma olin 39. Ja tegelikult jõudsin fitnessi juurde juba natukene varem läbi oma tuttavate sõbrannade, kellega ma koos käisime tantsimas, aga kes olid siis nagu jõudnud juba fitnessi lavale. Et näiteks Egle Ellernabi või Liis Vahter, et Liis oli jah see, kes mind päris mitmel korral küsis, et millal on. Ja kui ma käisin siis paar aastat ennem seda, 2014 tegelikult käisin niinimetatud konsultatsioonis ühe hinnatud Eesti treeneri juures, kes siis vaatas mulle peale. Ja siis hinnanguks tuli see, et ega mul potentsiaali ei ole, aga vanus on ka juba nii palju, et jõusaalis võiksid käima hakata küll, sest ma käisin sel hetkel, tegin hästi palju rühmatrenni ja joogat. Aga tahtsin tuharet saada, et siis jõusaali trenni hakka ikkagi tegema, et ja siis ma panin selle nagu mõtte või unistuse panin 8 aastaks täitsa kõrvale. Ja lõhkusin ennast siis treeningsaalis nii rühmatrennides kui siis ka ma tegin nagu põhimõtteliselt 2 korda päevas trenni. Et ma olen nagu sportlik olnud kogu aeg, aga siis ma lõhkusin ennast päris ära. Ja 2016 olin olukorras, kus ma olin ennast nii katki teinud, et ma nagu trenni ei saanudki teha, tekkis nagu selline mustmasendus. Ja läbi juhuse ma siis jõudsin oma esimese treenerile, kellele ma paningi ettepaneku hoopis, et kuna tema otsis fitness nagu võistlustiimi tüdrukuid, siis mina tegin talle ettepaneku, et kui ma lavale nagu ei sobi, et võtaks lihtsalt eesmärgiks, et ma saaksin 40 eluaastaks vormi. Okei, aga siit kohe nüüd võtaks kinni, et paneme selle korraks pausile selle fitnessi asja, aga liigume alguses tagasi, et sa ütlesid, et sa tegelesid tantsimisega alguses ikkagi. Et kas ma saan aru, et olgugi, et sa fitnessiga alustasid vara, siis nagu sellise spordi või sellise kehalise liikumisega nagu harrastustasemel oled sa nagu terve elu siis tegelenud või?
jah, et tegelikult juba päris lapsena, ma olen see nõukogude laps. Siis oli hästi lihtne trennis käia, sellepärast, et kuumaksu kuskil maksma ei pidanud, sa lihtsalt said käia. Ja mina käisin kõigepealt võimlemas ja siis kergejõustikus. Need on nagu 2 põhilist. Et jah, ma arvan, et see hea nagu tugev jalg mul ongi sealt sprindialadelt. Aga sa siis mingisuguste nagu võistlustega ka kokku puutusid juba või sa tegid seda nagu enda jaoks pigem? No siis ma ikka käisin selles mõttes, mis ta oli vist elamurajoonide vahelistel võistlustel ja et mul ikka neid diplomeid kodus on. Okei, et seda sa ei saa enda kohta öelda, et ma olen liidumeister selles ja liidumeister teises asjas, et okei, et see oli pigem selline, sai tehtud, aga oli nii ja naa ühesõnaga. Jah, ma olin pigem nagu selline päris nagu isepäine, et ma tulin ka võimlemast, tulin ära puhtalt ühe kommentaari peale, kui ma hakkas tekkima selline teismelise pehmus ja treener ütles, et ma olen paks, siis ma jalutasin saalist välja, tagasi ei läinud. Okei. Mis siis sai edasi? Muutusid veel paksemaks või? Ei, siis ma läksin kergejõustikusse. Nii et ma sain oma hüppevõimet seal väga hästi kaugushüppes ja sprindialal oleks. Selles sul nagu baas oli ikkagi all, et ma mõtlen, et kui sa ikkagi tegid tantsu, eks ole, et said sealt jala alla, tegid kergejõustiku, said sealt ka sellist üldist kehalist võimsust juurde, et kas sul vahepeal siis nagu oli selline pikem paus ja vorm läks käest ära või kas sa olid siis tõesti nii kehvas vormis, et sulle nagu öeldi, et ei, sinust nagu asja ei saa? Ma ei usu, et ma nagu nii kehvas vormis oleks olnud. Ma arvan, et ma ei tea, mida vaadati. Ma ei oska öelda, sest ma olen nagu kogu aeg olnud nagu liikuv, et isegi ennem tantsimise vahepeal ma käisin seinaronimas. Ma arvan, et mu hea selg ongi tuleneb Ashtanga joogast ja seinaronimisest. Et ma olen hästi palju erinevaid selliseid nagu spordialasid proovinud maitsta. Ma just mõtlen seda, et kui sa nagu, ma saan aru, et okei, et sõbrannad panid mõtte pähe, et sa nagu võiksid ka proovida, eks ole, et seda ala siis teha, nagu ma aru sain. Kuidas see nagu kogu see maailm ja see ala sulle nagu kõrvalt tundus enne, kui see selles sees nagu ei olnud? Et kas sa ahvatlesid kohe alguses või sa vaatasid seda ka, et see on mingi veidriket sunt või midagi sellist? Ei, tegelikult see oli nagu, kuna ma olen ise pigem selline nagu tagasihoidlik või nagu tagaplaanile hoidjav, et siis ta oli nagu minu jaoks võib-olla nagu tantsimise kõrval nagu rohkem sport, sest ma käisin ka nagu klubides tantsimas ja nii ja naa, et see lavale minek oleks olnud nagu siis pigem nagu läbi spordi ja hoopis nagu teise nagu aspekti ja kui meil olidki ennem esinemisi olid topeltrennid ja asjad, siis mul oligi tihtipeale oli selline nagu koomiline situatsioon, kus selle ajal nagu stretch teksased ei olnud, aga ma ei saanud peale trenni nagu teksased jalga, seepärast mul nagu lihas läks täis. Ja siis nagu sealt nagu tuligi nagu see, et kuule, et come on, et sul on nagu jumala hea nagu lihas, vaata. Seda nagu... Et nüüd on hea, kõik teksad on nagu venivad, aga siis nagu ei olnud nagu neid nii. See on alati nagu selline, ma ei kujuta ette, võib-olla see on tõesti see, et naised kannavad mingi väga, väga ümberkitsaid teksas, et nagu võib-olla meestel on seal ohvakamad teksad, et need jutud, mida ma kuulen, et ma tegin paar trenni, mul jalad hakkasid paisuma, eks ole, et mul juba õlad läksid selliseks laiaks, et ma alati mõtlen, et jumal, andke mulle ka seda sama asja, et kui ma teen paar trenni ära, et mulle püksid enam jalga läheks, ma oleks nii õnnelik, ma hea meelega ostaks endale uued püksid, et kas või iga nädal, kui jalg paisuks sellise tempoga, et ma oleks väga õnnelik. Ega see tõmbas tagasi. No see oli see pump-efekt siis pärast trenni või? Ja. No jah, sellest kahju, et see pump-efekt võiks nagu alles jääda pärast igat trenni ja saaks uue pump-efekti peale teha. Aga... Siia ma saan kohe juurde öelda, et tegelikult mul esimene hooaeg võisteldes oligi reaalselt veekann, mis
peale võistlust ei olnud tuharat. Okei. Et seal ei olnud seda lihasküpsust, et täna ta on juba mul kogu aeg, aga sel hetkel oli ikka niimoodi, et kui ei pumbanud, siis ei olnud. Oota, aga sa rääkisid seda, et sa käisid rühmatrennis ja jõusaalis, sa lõhkusid ennast, et kas see oli nagu siis nüüd enne seda, kui sa üldse võistlemise peale mõtlesid või siis kuhu see, kas see oli trenn... vahepeal. Ja sa nagu, ma just mõtlen, et ma olen nagu seda nagu rühmatreeninguid ja nagu seda hullu panejaid rühmatrennis nagu natuke lähemalt kuurinud, et nagu miks sa seda kõike nagu niimoodi tegid, et kas sa nagu arvasid siis, et nagu rohkem on parem, et nii-öelda vormi saada? Ma arvan, et see tuli nagu sellest, et mulle hästi meeldis jooga ja pilates. Ja just sel hetkel ma olin nagu Spartas, treenisin kogu aeg ja seal oli Yoga Funk, mis on siis nagu Ashtanga joogal põhinev. Ja ma käisin nendest treenides hästi palju. Mulle nagu reaalselt meeldis, ta pakkus mulle Silja Siller, suurepärane treener või Sven Nidarand. Et nagu see energia juba, mis sinna trenni viis oli, mitte see, et sa trennid läksid, et sa läksid nagu seda nende energiat saama. Ja kui siis nagu tuligi, et jah, et nagu jõusaali võiks ikkagi ka teha, ma sain isegi jõusaali kava ja ma hakkasin selle järgi tegema. Täna mul on kahju, et ma hakkasin selle järgi tegema, sest ma tegin kõiki asju väga valesti ja tegin ennast hästi katki. Kui sa paari sõnaga ise loomustaksid seda kava, et olid siis see nagu seal harjutused sobimatud või see maht oli nagu liiga suur või sunniti suuri raskuseid liiga palju kasutama või? Mul oli lihtsalt null teadmisi tehnikast ja sooritamisest. Okay. Et kui sa saad nagu pildi ja nime nüüd tee seda, siis sa võid, kui sulle öeldakse tee seljatõmmet, sa võid seda teha 150 erinevat moodi. Okei, et selles mõttes jah, ei olnud, nagu ma saan aru, et siis nagu sellist ei olnud sellist tehnika nagu selgeks õpetamistes midagi sellist, ma saan aru. Okei, jah, kui mõelda nagu tehnika peale, et must tehnika või nagu selline kehv tehnika käib tihti peale kaasas nagu võib-olla siis natuke liiga suurte koormustega, mis siis kokkuvõttes võibki hakata ühel hetkel siis nagu ülekoormust andma või rahvakeeli lõhkuma selles suhtes. Aga kas ma saan aru, et rühmatrennide poole pealt sa nagu siis tegelesid ainult jooga asjadega või sa käisid kuskil seal pampimas või atakkimas ka või midagi sellist? Ja pump ja functional olid ka ikka väga head. Hääb, see oli ka ikkagi vaja eraldi saada ja nagu selles mõttes nagu jah, ütleme, et ei olnud väga mõistlik treeningkava. Okei, no jah, saab üle panna, et ma olen seda ise tundnud ja siin Argo paar saadet tagasi ka rääkis, et kuidas tema seal pumpas nagu segan, et ühel hetkel ta hakkab tunda andma, et just, et nagu see raskus ei peagi nii suur olema, aga kui sa saad seda liiga tihti ja nagu liiga ohtralt, siis liiges ikkagi peab liikuma ja kui ta ikkagi natuke liiga palju liigub samamoodi, siis võib ka jamaks minna nagu. Aga jah. Ja see oligi, kui mul ütles nagu üks, ütleme, alakeha ütles üles näiteks põlv, siis ma tegin rohkem nagu ülakeha, siis ütles õlg juba üles, siis olid nagu et jah, lasta olla. Et ühesõnaga, mida lõhkuda sai, seda sa lõhkusid parasjagu. Jah. Okei, see on väga süstemaatiline lähenemine lõhkumisel, ütleme, et väga targasti lõhkusid selles suhtes siis sellisel juhul. Okei, aga nüüd jõusaali poole pealt, et kas ma siis saan aru seda, et sa siis läksid teise treeneri juurde ja kui sa hakkasid siis, kas siis oli see hetk, kus sa ütlesid, et 40-ks tahaks nagu vormi saada, kas siis oli see periood, kus sa nagu rühmatreeningud ühel hetkel viskasid minema ja hakkasid täielikult siis nagu jõusaalile keskenduma? See oligi, ma arvan, 3-4 kuud ennem seda, kui ma võtsin Jaanikaga siis ühendust ja see oli hetk, kus ma tegelikult ei saanud enam trenni teha ja ma hakkasin siis hästi targalt ennast nagu toiduga piirama. Et sest nagu kulu ju vaata vähenes ja siis pidi nagu sissesöödav tulu ka nagu siis nagu vähenema. Ja ma lõpetasin põhimõtteliselt olukorras, kus ma olin nagu elu kõige kohutavamas vormis, ma arvan, üks kõige raskema kaaluga ja
ma sõin, ma arvan, kas 1200-1300 heal juhul. Et ma olin nagu, ma ei olnudki nagu mitte nagu paks, aga ma ei olnud nagu vormis, on ju, selles mõttes, et ma nagu põhimõtteliselt, no ma olin nagu nurka lükatud iseenda poolt ja ma otsustasin, et okei, et siit ma enam ise välja ei tule, et ma annangi kogu vastutuse kellelegi teisele. Ja siis see otsus nagu tekkiski ja sellest hetkest, kui Jaanika ütles, et okei, vaatame, ikka midagi saab, siis mul oligi esimene ülesanne kuu ajaga tõsta kaloraaži ja hakkasin ka tegelikult siis nagu treenima. Ja ma vist jõudsin mingi päris ruttu 2700-ni ja mu keha muutus jumala hästi, lihas läks ilusti nagu aktiivseks, vorm muutus, kõik oli nagu täiesti positiivne, nii et kui Jaanika meid kuu aega hiljem nägi, siis ta oli ka nagu, et mis nüüd juhtunud on, et nagu mida sa teinud oled. Et aga see oligi nüüd see, et ma tegelikult andsin lõpuks oma kehale nagu kütust peale ja tundub, et ma sain kuidagi nagu kännu tagant lahti, nii et sel hetkel, ütleme nii, et motivatsioon tõusis iga päevaga. Lõid õitsele. Ja just see, et ma treenisin 4 korda nädalas. Mul oli nagu okei. Ma nagu sõin megalt palju, ma treenisin jumala vähe ja siis nagu kõik läks järjest paremaks. Et see oli nagu magic. Aga see trenn, mida sa tegid, see oli siis selleks hetkeks oli see nagu ainult jõusaali treeniks, ma saan aru? Ja. No seal on nagu loogika sees, et kui varem sa olid pidevalt nagu alatoitunud ja noh, kui sa tõesti nii vähe sõid ja nii palju kulutasid, eks ja siis keha ju kohandas tõenäoliselt lihasmassi madalamaks ka, et nagu just. Tema ei tea, et sa tahad olla selline või teistsugune, et tema saab aru lihtsalt mul on nüüd projekt, on ju. Tema ei tea, et sul mingi projekt on, tema arvab seda, et issand, et kui ma midagi ise nüüd ette ei võta, siis ta näljutab surnuks mind ära nii-öelda, et pikka pidu enam ei ole, et siis lähebki nagu sõna otseses mõttes säästurežiimile, et miks ma pean siis nagu enda lihasmassi üleval hoidma, kui selle üleval hoidmine on nii kulukas, eks ole, et kui mulle nii vähe antakse peale. No jah, see on klassika selles mõttes, et ma arvan, et kindlasti on väga palju teisi, kes arvavad, et rohkem on parem, et ma olen ise ka näinud inimesi, kes kell 4 tuleb inimene body pump'i ja siis pärast kõnin samast saalist läbi, kell 6 on ta uuesti seal body pump'is, et rohkem on parem, et kulutame ja põletame, aga millegi pärast kaal muudkui tõuseb, et ju siis pärast süüakse seal enne see teadmata rohkem peale, mida kõike veel, aga sinu puhul jah, ma vaatan, et ju siis keha sai puhkust ja keha sai mille arvelt kasvada ja kui lihas kasvas, eks ole, siis rohkem kaloraaži saadki see endale lubada selles suhtes. Aga kuidas sul see, mille poolest näiteks need kavad võib-olla erinesid nagu just, sa ei pea siin harjutusi hakkama ette loetlema, aga nagu struktuurselt ka, et kas ma saan aru, et sul algus oli mingi, ma ei tea, selline masinate peal full body kava põhimõtteliselt siis või? Jah. Okei, klassika. Ja siis läks 4-sele. Okei, kas sul oli siis nagu 4. jaotus või sul oli nagu ülakeha või alakeha või oli sul baasharjutuse rohkem, et nagu paari sõnaga sellest? Tead, ma arvan, ma valetan, kui ma praegu ütlen midagi konkreetset, aga mulle tundub, et mul on algusest peale olnud 4. jaotus selline või siis 5. Kas see tähendab siis seda, et kõik lihased on nagu ära jaotatud või nad kuidagi korduvad, et sul on nagu seal alakeha üks variant, alakeha teine variant? Ongi näiteks, et tuhar on eraldi, on ju, aga ongi nagu selg põhiosas pluss väike õlg, on ju. Või siis on õlg pluss lõpus on natuke selga, on ju. Okei. Kuidas sa oma arengut nagu hindaksid siis, et kui sa seal hakkasid ma ei tea, kas õige sõna on sinu puhul kasutada paisuma, aga nagu heas mõttes hakkas siis nagu lihas paisuma, et nagu kuidas sa oma arengut hindad, et ma just mõtlen selle peale, et kui sul on nagu alguses öeldi, et ei, et sinust nagu asja ei saa, sul nagu lootust ei ole, et kas sa nagu siis, kas sul oli tõesti, olid sa nagu nii augus või sa kirjeldaksid ennast ka nagu sellist nagu head nagu responderit nagu trenni suhtes, et vaat osad inimesed on, et mõni on loomult selline juba tugev, selline kas just nagu jässakas, aga nagu selline sitke tugev, aga mõni on nii-öelda vähe selline peenikesem, aga trennile ta nagu reageerib väga hästi. Et kuidas sa nagu enda arengut ja nagu enda seda nagu olemust nagu kirjeldaksid? Ma arvan, et mõlemad olid nagu kaasatud sellepärast, et
kui ma nagu täna vaatan tagasi sellele oma nagu minevikule, et siis tegelikult päris väikesest peale ma olen teinud kõike selleks, et 2017 laval olla maksimaalselt hea. Sest 2017 alguses ma hakkasin treenima mõttega saada siis 40. vormi või siis äkki 2018 kevadel, mis oleks siis pool aastat varem, lavale. Et saigi selline 1,5 aastat võetud nagu eesmärgiks. Aga nagu ma ütlesin ka, et siis kuidagi mu keha reageeris väga hästi, nii et see võiski olla äkki märtsi lõpp, aprilli algus, kui Jaanika hakkas rääkima, et kuule, et äkki teeks sügise. Mul jooksis muidugi juhe kohe kokku, sest mul oli nagu aina arvestanud, et võib-olla 2018 kevad, et nüüd, mis mõttes nagu juba nüüd sügisel lavale. Ja kui ta oli selle välja öelnud, vaata siis ma hakkasin ise vist nägema, et okei, äkki tegelikult siiski midagi on. Ja mida järjest edasi, siis tegelikult vist oligi juba 2017 sügisel, kui ma mõtlesin, ma teen algajate võistluse. Eestis sel aastal ei olnud plaanis Lõuna-Eesti karikatega, siis Pärnu võistlust ei olnud üldse. Ja mõtlesin, et okei, vaatasin, et Rootsis on see Tyngre, et võtan siis suuna sellele. Ja nii kahju, kui see oli, et ükski Eesti võistleja ei olnud sinna nagu minemas. Ja mis siis nagu juhtus, oli see, et kuna mu oma treener oli minemas Arnold Klassikule, siis ta ütles, et aga lähme koos. Et see on mitmepäevane võistlus, et tema on nii lühikeses kategoorias ja reedel ja mul on masters laupäeval ja pikkus pühapäeval, et väga hea, tema võistleb ära, siis minuga tegeleda nagu chill. Ega ma tegelikult nagu, ma teadsin neid jutte, et nagu come on, et käi ennem nuustakuse ära, kui sa lähed välismaale võistlema. Aga ma olin nagu, mul ei olnud mitte mingisuguseid ootusi üleüldse nagu võita või võistelda. Ja see tundus nagu nii fun, aga lähmegi koos, see ongi nii äge, vaata, Ja ma ei olnud nagu, sel hetkel ma ei olnud nagu lavad, aga kordagi käinud, ma olin näinud kevadel seda Eesti karikat ja Riia võistlust nagu saalist, ehk siis ma olin hästi fitnessi kauge nagu selles vaatest. Ja kui ma läksimegi sinna Hispaaniasse siis koos, siis mul olidki nagu lihtsalt nagu just for fun, vaata. Nii et Arnold Classic Europe oli mu esimene lavakogemus. Aga huvitav on siis see, et nagu me sellest veel edasi räägime, et sa ikkagi nagu, kuidas ma ütlen, püssi põõsasse ei visanud, et nüüd sa räägid mulle seda, et kas 40. vormi või lavale. Et ma saan aru selles mõttes, et kui sul nagu see tantsutreener vist ütles, et sa oled paks, eks ole, siis sa nagu viskasid ina püsti ja jalutasid uksest välja. Aga nagu selle fitnessiga siis vist oli natuke teistsugune suhet, kui sulle öeldi, et ei, et mitte, et sa oled paks, vaid sa üldse ei ole nagu parketikõlbulik, et siis nagu sa nagu ei jätnud trotsi, et sa nagu ikkagi toimetasid edasi, et sul ikka peas see mõte ikka oli, et ma ikkagi tahaks nagu lavale saada. No tegelikult ma jätsin 8 aastaks, panin selle mõtte kõrvale. Ütleme ja ma olin 36, ma olin tegelikult juba siis ju senior, masters, nagu täielik nagu pensionär, et tegelikult 2 hästi väärtuslikku aastat justkui läks ju nagu vahelt nagu kaotsi. Aga ütleme nii, et kui me Jaanikaga hakkasime lepingut tegema. Jah, minu mõte oli, et 40. vormi, siis 2018 sügiseks vormi. Et anda siis maksimaalselt aega, 1,5 aastat, üle 1,5 aasta, et üldse ei kiirusta tagant, lasen kehal ilusti terveneda ja kõike, sest ma teadsin, et ma olin ennast nii totaalselt ära lõhkunud. Ja vaata, kui keegi nagu kõrvalt usub sinusse, et sa nagu näed seda, kui silmad lähevad põlema, kui ta sinu peale vaatab, siis hakkad ise ka uskuma. Vaata. Ja kui ta nagu alguses tegime lepingu, ütles, et okei, teeme 1,5 aastat, et võtame eesmärgiks 2018 kevad, siis see oli minu jaoks nagu mingi, ma arvan, nagu mingi safe point, vaata, et see on nagu piisavalt kaugel, et ma jõuan selle mõttega nagu harjuda ka. Aga jah, asjad liikusid hästi kiiresti. Oma osa oli kindlasti ka FitCampil, kus ma juulikuus tegelikult olin juba
päris kuiv, nii et kui teised fitnessi inimesed, minu jaoks nagu siis uued tutvused, et vau, et nagu, et põhimõtteliselt natukene veel ja kohe lavale, aga septembrini oli aega ja Arnoldil. Ja siis ma nagu hakkasin, ma arvan, selle mõttega nagu ise ka harjuma, et äkki ei olegi nagu nii halb mõte minna kohe lavale. No ja kui läksid, siis läksid sellise suure pauguga, nagu ma saan aru, et otse Arnoldile, et kõik vaheetapid vahelt ära, et kõik või mitte midagi. Aga kas nagu esimene, okei, võtame selle sama Arnoldi, kuhu sa nagu siis nagu läksid, et kas nagu ettevalmistus selleks oli raske ka? Tegelikult ei olnud. Ma olen selline, kuidas ma ütlen, kui ma panen endale mingi eesmärgi, siis ma suudan selle teha endale hästi meeldivaks. See võib-olla kõlab hästi haigena, aga et ma ei taha asju, mida ma ei saa. Näiteks on, kui sa oled dieedil, siis ei ole mõtet nagu unistada asjadest, mida sa nagu toidulavale täna ei pane. Et ma võin homsetesse makrodesse mahutada, aga täna on nii. Ja ma arvan, et mu esimene prep iseenesest ei olnud keeruline, aga raske, sest mu keha nagu reageeris väga-väga hästi. Mis tegi selle esimese hooaja raskeks oli see, et ma alustasin, nagu ma ütlesin, ma olin juulis juba tegelikult päris kuiv. Ma alustasin septembris ja mu viimane võistlus oli detsembri keskel. Nii et kui me tulime tagasi juunioride mastersilt MM-ilt Rumeeniast, siis lennujaamas põhimõtteliselt sain teada, et tegelikult mul oleks võimalik võistelda ka naiste MM-il. Ehk siis 2 nädalat hiljem. Ehk siis see tähendas, et mul hooaja pikenes veel 2 nädalat ja mul oli aega mõelda umbes päev vist. Et ja siis mõtlesin, teeme sellega. Nii et tegelikult lõpuks lihtsalt see nagu vormi hoidmine oli nii pikk ja kõik see, ma arvan, kõik see nagu emotsionaalne stress pluss tegelikult ka see majanduslik siis sai kokku, andis võib-olla selle kõige suurema nagu koormuse. Mitu võistlust selle perioodi peale kokku tuli? Ma tegin esimesel hooajal võistluseid, kuna ma sain võistelda 2 kategoorias, masters ja nagu pikkuskatt. Siis tuli vähem, aga starte tuli kokku 9. Okei. No korralik. Aga võistlus nagu mitte nagu kategooriaid, vaid nagu võistluseid eraldi reaalselt. Et nagu võistlust paiku. Et oligi see Hispaania, Soome, Eesti, Riia, Rumeenia, 6 ja peareis. No ütleme nii, et viisakas. Mõni võistle elu jooksul ka nii palju. Et okei, nii, aga tagasi selle Arnoldi juurde nüüd. Et nagu räägi nagu seda lahti, et nagu mind just huvitab, kuidas inimesed nagu asju kogevad ja kindlasti nagu need, kes kuulavad, neid ka nagu huvitaks, et võib-olla kes mõtlevad seda asja ette võtta või siis kes on nagu ise seda läbi teinud, et kui sa nagu sattusid nagu võistluspaika ja see melu seal võistluspaigal ja see mukkimine ja nii edasi ja see närveerimine ja seal kõik need asjad seal lava taga asjad, et kuidas nagu sinu jaoks nagu see esimene kogemus oli, et oli sinu jaoks nagu mingisugune šokk või sa mõtlesid, nii äge või mõtlesid, issand, ma ei saa midagi aru, mis siin toimub, et ma ei tea, kus mu bikiinid on või midagi sellist, et nagu kuidas see melu sinu jaoks oli? Täna põhimõtteliselt ma saan öelda, et see on ainuke võistlus üleüldse, kus ma nautisin kogu seda melu. Sest me reaalselt, me jõudsime sinna niivõrd palju vara, registreerimine oli ju mitu päeva varem, ja siis oligi, et mulle enda, ma ei teadnud mitte midagi oodata. Ja ma olin nagu selline, võib-olla ottu, ma ei osanud ka midagi nagu karta tänu sellele, sest ma teadsin, et mul on ju treener, kes võistleb ära ja siis ta tegeleb minuga.
ta ütles mulle ette, mida ma pean, ma ei tea, see kell mine tee oma jalutuskäik või tee söök ära või noh, ta ütles mulle kõik ette. Ma olin nagu selles mõttes nagu, nagu hästi chill. Ja kui ma läksin nagu otse loomulikult võistluspaika, Arnold Classic Europe on nagu üleüldse üks, eriti 2017 on üks suurema expoga võistlus üleüldse. Ja kui sa nagu sisenesid sinna alale niimoodi ülevad eskalaatorid, kõik see nagu ala nagu paistis, see oli nagu täiesti ebareaalne ja siis seal eemal sa nägid see lava, kõik need prožektorid, sel hetkel olid ju vaata kategooriad oli ka niivõrd palju vähem. See pikkuskatte oli nagu vähem, et laval oli korraga, näiteks minu kategoorias oli vist 40 ja 41 võistlejat. Et võistlejad seisid kahes reas, on ju. Et see nagu mass laval oli nagu võimas, ütleme nii. Ja kui ma jõudsin sinna nagu alale, siis ma nägin enda jaoks siis esimest korda ka nagu Eesti sportlasi, kellele ma vaatasin nagu alt üles ja ma ei tea, Reet Reimets või Andra Pahur või Helena Mang või kes iganes on ju need sel hetkel läksid sinna nagu minu jaoks nagu staarina. Et see oli nagu esimene nagu emotsioon. Ja kui ma jõudsin lava taha ja ma sain aru, et kõik need instastaarid, keda ma olin nagu Instagramis jälginud, ongi ka nagu päriselt siin nagu ja nagu ütleme, minu jaoks oli nagu hästi palju selliseid sürreaalseid momente, et kui näiteks üks Masters Bikini Austraaliast, keda ma nagu pikalt jälgisin enne seda võistlust üleüldse. Ma mõtlesin, kui vaatad nagu lihtsalt nagu jääd seisma ja vaatad teda, et vau, et sina on ju, siis ta tuleb, issand, sa oled nii ilus. Siis mul oli vau, et see peaks nagu teistpidi olema, et mina nagu imetlen sind. Et see oli täiesti ebareaalselt sürreaalne kogemus. Mul tuleb täna ka veel vaata emotsioon üles. Mis tunne oli lava tagant tulla, trepist üles astuda ja lava peale kõndida, kui prožektorid sulle näkku paistavad ja mingid näod sind vaatavad? Ma ei mäleta seda hetke. Päriselt, mitte midagi ei mäleta? Jaa, mul on totaalselt blackout esimestest lavadest, et jumal tänatud, et Jaanika tegi videot. Mis mõttes jumal tänatud, see oli kohutav poseerimine, ma olin nagu Robocop, aga jaa, ennem lava kõik jumala okei ja just nimelt sama see trepist üles astumine, täiesti must auk ja tulen lava taha ja siis olen tagasi. Et nii, et jah, ma ei mäleta seda laval käiku. Okei. Kuidas sul läks seal? Ei, ma ei jõudnud poolfinaali. Et ma tegelikult isegi ei oodanud seda ja ma teadsin, et see on esimene kogemus, et see ongi see, et sa võid ju harjutada peeglisaalis ükskõik kui palju seda poseerimist. Lähedki lavale ja see on täiesti teine kogemus. Nagu minu puhul oligi, et nii palju, kui mul siis automaatselt kehas tuli, seda ma tegin. Ja sel hetkel ei olnud seda liiga palju. Aga praegu on äge vaadata neid või võrrelda, kus ma nagu alustasin. Aga see oli hästi hea õppetund, sest see oli vajalik selleks, et järgmisel 2 nädalat hiljem, 3 nädalat hiljem olla väga-väga hea. Kuidas siin nüüd ongi see küsimus tuleb ka edasi, et kui sa tegid 6 võistlust, eks ole, et nädalast nädalasse sa pidid nagu siis toimetama või seal oli 2 nädalat hakka, kus sa räägid seal, et 2-3 kuud sul see periood oli, et kuidas siis selle, vaata tegemist on ikkagi esimese hooajaga, et ka nagu sa saad võistlusesse paremaks minna, aga sul ei ole seda puhkeperioodi, sul ei ole seda off-seasonit vahepeal, et sul on ikkagi mingid peab nagu realistlik olema, et teatud piirides sa oled, et paremaks saada. Et sa ei saa nagu aasta otsa võistelda, iga võistlus lähed lõpmatuselt nagu paremaks või ma ei tea, võistled 4 aastat järjest ja vorm aina paraneb, vahepeal nagu keha väsib ära ka. Kuidas selle esimese siis selle võistlushooaja jooksul, mis sa ütlesid september kuni detsember või? Et kuidas selle hooaja jooksul siis nagu sul see vorm nagu paranes võistlusest võistlusesse? Kas viimaseks võistluseks oli kõige parem või siis viimaseks võistluseks vajus juba ära ka? No viimane võistlus oli naiste MM, kus ma olin top 10. Nii et jah, mul oli nagu
no jah, mu teekond ei ole olnud nagu selles mõttes nagu väga tavaline. Ma nagu tean seda, et aga minu, ütleme, mu vorm ei läinud paremaks otseselt, et nagu nüüd samm iga võistlusega paremaks. Mis muutus oli mu poseerimine, presentatsioon, bikiinid ja nii edasi. Kokkunesid ka? Seda kindlasti ka, aga mitte nii, selles mõttes, et mitte nii olulisel määral, et kui ma ise vaatan kas või seda sama Arnoldi pilte versus 2 nädalat hiljem Soome Nordic Cupi pilte, siis ütleme nii, et ma olen väga uhke. See 2 nädalat oli suurepärane. No siis ma võitsin oma esimesed IFBB ja Diamond Cupi medalid ka. Esimese hooajal? Esimese hooaja teisel võistlusel sain eliiti punktid ja 2 medalit. Okei, nüüd räägigi, kuidas teised võistlused sul nagu läksid, et kohtade mõttes, et sa nagu seal kapil said nagu medalid, aga Eestid ja need teised asjad, mis seal veel olid, kuidas nendes läks? Ja ma tulin Eesti meistriks ja Lätis ma jäin 3. Et Lätis ma jäin 3, aga ma ei ole Lätis kunagi võitnud. Aga ma kasutasin Läti lava täiesti proovivõistlusteks. Ma sain seal katsetada erinevaid asju ja nii nagu ma olin, ütleme, MM-il või ka Euroopakatel peale Läti võistlusi ma olin medalil, nii et põhimõtteliselt Euroopakatel. Et see Läti medalid ei tähenda midagi. Okei. Tulemus nagu, või sa räägid, et vorm otseselt ei paranenud, aga kuidas nagu sinu sees asi oli, et kuidas enesekindlusega nagu oli, et kas nagu, kui sa olidki nagu, et esimestel võistlustel räägid, et sa ei mäleta midagi, et sa olid nagu mingisugune kitseke maanteerajal, kes vaatab auto tuledesse, eks ole, on tardunud ja oska nagu midagi teha võib-olla seal, võib-olla ma nagu pingutan üle, siis kas nagu viimasel võistlusel olid siis nagu mingi diivad, oh I'm the shit ja nagu, et vaadake mind või kuidas su enesekindlus nagu selle ajaga üleüldine nagu selline olek nagu siis muutus nagu? See käis üles alla, sellepärast, et kui ma sain Arnoldit, sain mega boost'i ja täpselt ma läksingi sinna kogemust saama, läksingi nägema ära, mida ma pean parandama selleks, et olla Eesti meistrivõistlustel väga hea. Siis me tegimegi 2 nädalat täiega tööd selle nimel, et mu presentatsioon saaks parem, ehk siis, et ma saaksin maksimaalselt näidata seda, mida mul siis on, kuna ütleme, lihassena sellega ju selle ajaga ei kasvata. Ja mis tegelikult, millega ma ei olnud arvestanud sellega, et Soomes tuleb selline edu, sest ma läksin poolfinaali kohta, top 15 saama. Ja kui ma ütleme nii, et kui ma sain nagu master siis poolfinaali ja finaali, ja siis medali, siis ma olin nagu juba mentaalselt nagu segaduses. Ma võin selles mõttes nagu, ma ei saanud aru, mis juhtub või mis toimub. Ja kui ma sain pikkuses samamoodi siis finaali ja hõbeda, siis tegelikult see hetk, kui ma tulin lavalt maha, oli minu jaoks hästi raske, sest Eesti koondis oli hästi suur. Nagu Soome võistlustel ikka. Ja kohal oli Postimees, Kanal 2, selles mõttes nagu ajakirjandus oli kohal, sest Eesti koondis on alati tugev. Ja meil õnnestus sel korral vist saada 3-4 finaali kohta peale minu medalite. Ehk siis nagu kogu see nagu tähelepanu, mis seal koha peal oli, tuli nagu minule. Ja ma ei olnud nagu selleks nagu valmis, ma ei olnud sellega arvestanud, sest ma tegin seda just for fun ja ma läksin proovima. Vaata. Ja
Ütleme niimoodi, et sellest võistlusest peale, nagu ma ütlesin ka, et kui ma Arnoldil nautisin totaalselt kogu seda võistlusmelu ja asju, siis Soome võistlusel ma läksin, Masterson alati oli esimene. Ma olin kell 9 seal kohal ja ma reaalselt läksin saalist, jooksime ära nii, et meie tagant pandi uks kinni. Et võistlusmelu ma ei nautinud mitte üldsegi, sest ma puhkasin kõik vahepeal, ma vist Expo alal käisin ka korra ainult. Et ta oli minu jaoks nagu emotsionaalselt ja mentaalselt hästi raske kogemus. Et nii, et kui ma tulin tagasi Soomes, siis ma jäin lausa palavikku enne veestikaid. Aga kas see ongi siis niimoodi, et mida kõrgemale sa ronid või mida kõrgemale sa jõuad, seda rohkem sul nagu pinget on ka, et siis sa juba tead, et mis su nagu võimalused on, seda rohkem on sul kaotada ja näiteks kui ongi, kui sa Arnoldil esimest korda läksid, et siis nagu sul polegi nagu mingid ootused, sa võtadki chillilt, et ma ei tea, me sinna veel jõuame, kuhu sa praegu oled jõudnud, aga kui sa näiteks praegu lähed võistlema kuskile, et siis on sul vaimselt nagu veel raskem või? Ütleme niimoodi, et aasta tagasi veebruaris ma tegin just nimelt selle otsuse liikuda edasi selle pinnalt, et olla taas algaja. Et jah, ma kandsin seda pinget kuni tegelikult 2019 lõpuni. See kasvas vist pidevalt. Päris kurnav. Ja, päris kurnav selles mõttes. Okei, jätka. Jah. Et jah, et selles mõttes, et mitte isegi see ei olnud niivõrd see väline surve või pinge neid medaleid tuua, vaid mu enda pandud ootused minu endale. Okei. Nüüd, mida ma veel tahtsin küsida nagu kogu selle, mis seostub selle esimese korraga ja üleüldse nagu arenguga alguses, et lavaline olek, vaata. Et eks meestel on ka lavaline olek nagu tähtis, aga aga nagu naiste puhul, et tõenäoliselt nagu pannakse seda rõhku ikka väga palju, kõik see graatsiline liikumine, et need randmed seal sul ikka lendleksid ja need mingid niksud käiksid läbi ja mida kõike veel. Kas sinu jaoks oli nagu seda raske harjutada ja kui sa nagu räägiksid nagu kõigi eest või nagu, et kas see vastab tõele, et osadel tuleb see kergemini ja osad ongi rohkem robotid, osad juba voolavad juba alguses, et ma ei tea, et keegi vaatab, et video pealt on ju, et ma tahan võistlema minna. Näita mulle, kuidas nad liiguvad siis. Selge. Ja läheb, teeb kohe kõik need oma asjad järgi ja mõnel on siis see, et ma ei tea, ta võib-olla 3-5 aastat harjutab ja ikka on nagu raske. Kuidas sinul oli ja kuidas nagu üldiselt sinu hinnangul on? Arvestades, eks ju, et mul on nagu tantsija taust, et võiks ju mõelda, et see oli lihtne. Sellepärast, et kohustuslikud poosid on midagi nii ebaloomulikku keha jaoks, et kui sa keskendud kohustuslikule poosile, sa unustad kõik muu ära nagu. Ja see ongi nagu see, et miks on oluline see loomulikkus ja voolavus, ongi see, et kõik need kohustuslikud poosid on sul kehas juba nii sees, et see on esteetiliselt kena vaadata. Ehk siis, et keegi ei taha, et ma ei tea, bikiini fitnessist oleks laval mingi, ma ei tea, ilgelt punnitatud, siis see ei ole esteetiline. Et ma arvan, et see on see nagu koht, kus hästi paljud eksivad, et mul on tantsija taust, et mis seal ikka, et ma lähen nagu hõljun, teen ära, aga nii kui sulle öeldakse, et aja selg laiaks või ma ei tea, et hoia õlad püstiselt, et näiteks tekkis ilus kolmnurk, et ei vaju õlad ette. Siis ei tule. Ja ma arvan, et see on selline punkt, mida unustatakse ära, et ma kontsadega käin ju kogu aeg igapäevaselt. See on midagi muud. Sa pead sinna panema meeletult palju aega. Kas sinu jaoks oli see raske? Jah. Sest ma ei ole loomulik, ütleme, et ma ei ole selline, võib-olla nagu, ma ei tea, nagu vene kiisuka, et ma nüüd siin koketeerin ja olen ja, et ma olen nagu, tahad vaata mind,
Eesti, mitte vene kiisuk, aga Eesti talunaid, et vaata, siin ma nüüd olen, mis see on. Jah, no põhimõtteliselt, tahtsid eespoosi vaata, selles mõttes, et ma olen nagu vaata konkreetne, et ma ikkagi sportlane vaata, on ju. Ja ütleme, et alguses sa pead nagu võimendama seda. Ütleme, et see liikumine, sujuvus saaks su loomulikuks osaks, sa pead hästi palju nagu võimendama, forsseerima seda. Sest vaata, kui sa siis tõmbad nagu tagasi, siis ongi paras jagu. Et kui sa nagu lähed nagu samm loomulikumaks, siis ongi täpselt nagu lava jaoks õige. No sama nagu meigiga, et ma ei tea, lähen sõpradega kinno, siis on jumal okei meik, aga laval ei paista mitte midagi. Et laval peabki olema tugevam meik, samamoodi kõik liigutused peavadki olema suuremad. Aga üldine hinnang anda, et kas kui suur murekoht see nagu naisvõistlejate seas üldse on, et kui panna nagu sellisele kaalule siis nagu näiteks see, et vorm on ju, või siis nii-öelda see poseerimine või siis nii-öelda, ma ei tea, see meik või ma ei tea, bikiinide kivikesed või värvused, et kui oluline või kui raske selle lavalise nagu olekuga on võimalik nagu toime tulla, et kui sa kuidagi järjestad neid komponente, et kuhu see nagu plotseeruks? Ütleme niimoodi, et kui sa lähed pikas rivis lavale, siis sul on aega loetud sekundid tegelikult, et kohtuniku tähelepanu endale saada, et ma olen siin. Sul loomulikult peab olema väga hea vorm, aga sa pead silma hakkama, sa pead eristuma vaata millegagi. Et jah, öeldakse, et kohtunike maitse on erinev ja kellele blondid, kellele brünetid, aga igal juhul on see, et kui sul on hea vorm, siis sa juba hakkad nagu silma, aga samas, kui sa ei suuda enda vormi presenteerida, siis ei näe sind keegi. Ja vaata nüüd siin tulevadki igasugused sellised õige bikiini värv, mis sobiks su nahaga kokku, kuidas sa nagu hoiad, kui loomulik sa oled, kui pingutatud, kui ütleme niimoodi, et kui mugavalt sa ennast laval tunned, sest kui kohtunik näeb, et sa tunned ennast ebamugavalt, sa oled ilgelt punnitatud ja kanges, see rikitab temas nagu positiivset emotsiooni. Aga kui sa oled nagu loomulik, siis sa pigem ju, ise sa ju ka, sa nagu haarab pilku, on ju. Et ma arvan, et seal on mingisugune nagu väärtus oma ette, et kindlasti hea vorm peab olema hea, eriti tagantpoosi vorm peab olema hea, sest jah, poolfinaali, finaali kohad jagatakse eespoosist, aga medalid lähevad tagantpoosist. Okei, väga huvitav. Et jah, et kui tulegi viimase võistluse juurde, siis nii palju, kui ma selle slovakkide artiklist aru sain, siis nende hinnangul ma võitsingi nende sportlasi just oma olekuga. Okei, aga millega kõige rohkem puusse pannakse? Naised just? Üleposeerimisega. Ja see on, see on vist nagu pigem algajate viga? Jah. Okei, et ikkagi, kui sa oled kogenud võistleja, siis et sellist kogenud võistlejat nagu ei ole, kes nagu jõhkralt nagu üleposeeriks ja pingutaks vist. Jah, sest nad juba teavad, kui oluline on see loomulik, ütleme, et kui oluline on näha kõige ebaloomulikamast poosis võimalikult loomulik välja. Ja näiteks mina, kui ma valmistun võistlusteks, siis iga treening, iga seti vahel ma teen 20 seti eestpoosi. Ehk siis, et see on minu loomulik osa. Jah, see on nagu huvitav, et tihtipeale nagu ongi, et jõusaalis käijad võib-olla nagu teised inimesed vaatavad, et tegi oma seeria ära, nüüd jälle poosetab seal peeglis nagu segan, et on vist hull nartsissiht, armastab ennast, eks ole, vahib ennast, aga tegelikult see ongi üks loomulik osa, et see on väga praktiline, et sa nagu kasutad seda aega mõistlikult ära. Kehast, vaata. Aga sa kasutad aega ka mõistlikult ära. Et kui sa teed nagu trenni, kui sa mõtled jõusaali trenni peale, siis kui sa jooksma nagu lähed, et siis nagu tundi aega jooksjad, sa tegeled ainult jooksmisega. Kui sa jõusaali trenni teed, siis sa teed oma seeria ära, mis kestab 20-30 sekundit heal juhul, siis sa puhkad ju 1, 2, 3 minutit.
et suurem osa jõutrennist sa ei tõsta kangi, vaid sa puhkad ja kui sa seda puhkust nagu sisustadki nagu poseerimise praktikaga ära, siis see on tegelikult suhteliselt selline tark tegevus vist ju. Ja mina ise hindangi nagu, et see on ka selle pinnalt, et just nimelt, et sa teedki nagu seda pingutuse foonilt, sest laval sa kunagi ei tea, kui kaua sind hoitakse, kui kaua tagasi kutsutakse. Et sul võib korra see poosi välja tulla, aga see, et ta tuleks sul igal hetkel, mis iganes nagu ka blackoutiga kehast. Okei. Aga nüüd, kui see võistluste juurde nagu tagasi tulles, et see esimene hooaeg nagu sul sai läbi, kui me räägime hooaegadest, siis mitu sa neid teinud oled? Tegelikult eelmise aasta kevadel esimene, mis üldse vahele jäi tänu sellele, et võistlused jäid ära. Ehk siis ma tegin 5 hooaega siis amatöörina ja siis nüüd eelmine sügis siis ka. Ja siis 6 hooaega olen võistelnud. Okei, et tõenäoliselt igat võistlust nagu me vist ei jõua nagu lahti analüüsida, aga ma mõtlen just, et hooaja kaup ongi hea vaadata, et mis see 6 hooaega või? 5 amatööri on 1 see, okei. Et esimene hooaeg oli ära, tore, said kogemust, kõik on lill, tore. Aga nüüd hooaeg edasi, et kuidas nagu, kui me paneme sinu hooajad nagu sellisele ajajoonele, vaata, kuidas nagu sa seal nagu edasi arenesid, et kas iga hooaeg läksid sa nagu teatud viisil nagu paremaks, kas mõni hooaeg oli sul tagasi lööke ka, või siis mõni hooaeg oli nagu 10 korda edukam kui mõni teine hooaeg, et kui sa võtad nagu hooaja kaupa need asjad ette, et kuidas sa nagu neid nagu iseloomustaksid? Nõuab mõtlemist, jah? Ei, ma olen hästi halb enesemüüja. Ma olen hästi hea meelega olen tegelikult tagaplaanil, aga ma olen täna sellises nagu kasvukohas sinuga. Ma võin öelda niimoodi, et tegelikult iga hooaeg on olnud eelmisest parem. Mul ei ole olnud ühtegi läbikukkunud hooaega. Ehk siis iga hooaeg on toonud IFBB medaleid. Okei. Ja nagu tulemused ja medalid läksid siis ka nagu aina kirkamaks või? Jah. Okei, jätame pro praegu välja, et amatööridest ainult rääkides, kas siis nende 5 amatööri hooaeg oligi siis nagu kõige edukam või? Jaa, siis ma tulin maailmameistriks. Okei. Peatume selle maailmameistri peal võib-olla siis, et Diamond Cupi medaleid sul on vist terve hunniku täis, ma eeldaksin. Okei. Millised medaleid sul kõige rohkem on, Eesti medaleid või? Tegelikult on niimoodi, et peale esimest hooaega, kui ma võistsin hästi palju, fitness on väga kallis ala. Kõik, kes kuulavad ja mõtlevad, et nii äge tahaks fitnessiga tegelema hakata, see on väga kallis ala. Ja mina jõudsin lavale enda jaoks ootamatult vara. Ma ei olnud jõudnud raha koguda nii palju, nii et ma lõpetasin väga suure miinusega oma krediitkaardil. Ja sellest edasi ma otsustasin, et ma võistlen, ütleme niimoodi, et nii palju, kui ma suudan maksimaalselt lubada. Ma ei tea, kas said aru. Ehk siis ma annan endast ettevalmistumise ajal maksimumi, samamoodi finantsiliselt, aga ma võistlen siis täpselt 2-3 võistlust. Ja seda lubadust ma endale hoidsin. Nii et juba teisel hooajal ma tegelikult võistlesin vähe, võistlesin Eesti karikal, Lätis ja Euroopa meistrivõistlustel. No, mees tõmbab püksi jalga ja värvib 50 euro eest ennast üle ja kõik on ok.
kui palju sul siis üks võistlus nagu siin suurusjärgus nagu siis nagu maksma nagu läheb? Ütleme niimoodi, et võistlus ise peale esimest hooaega ma ei ole enam eelarvet tagantjärgi, ei ole nagu trackinud selle nagu meelega. Ma tean, et üks välisvõistlus on umbes 1000 eurot. Ja see on see, millega ma nagu arvestan. Vahel läheb rohkem, vahel vähem. Sõltub, kui kaugel võistlus on. Aga mis tegelikult toob veel kulu, on kõik sellele ju eelnev. Et kehahooldus, lihashooldus, poseerimised, bikiinid, toitumine, tervisekontroll sünnläbis ja nii edasi. Et ma arvan, samamoodi on ju tegelikult hea treener kulu on päris, kui sa tahad ikkagi, kui sa tahad, et treener annab sulle nagu maksimumi võimalikult lühikese ajaga, siis see treener tavaliselt maksab. Mitte vähem. Ja samamoodi võtadki siis on ju juurde, saab ise teha meigi, saab ise teha juuksed, saab ise teha bikiinid. Minu esimese hooaja bikiinid olid mõlemad minu enda tehtud näiteks. Aga kui sa lähed täispanga peale, siis arvesta sellega, et krimm 125-150, meik 150, juuksed ja nii edasi, et samamoodi neid nagu ootamatusi, mis võib sisse tulla, neid on ka nagu nii palju, et sul peab olema mingi puhver. Et minu jaoks ma ei hakka võistluseks ennem valmistuma, kui mul ei ole oma plaani paigas. Seda ma õppisin esimesel hooajal. Tahtsingi korraks huvi pärast vahele küsida, et kuidas nagu naiste seas on, et kui tavaline see on, et nagu oma bikiin tehakse ise valmis versus, et see kuskilt ostetakse ja kas kuskil on olemas mingid special rätsepad või mingid mega special brändid ka, mis on nagu paremad kui teised ja kui palju need maksavad, et kuidas nagu see kultuur on? Ütleme niimoodi, et mina olin hästi naiivne. Selles mõttes, et ma ei olnud mitte kunagi näinud lähedalt võistlusbikiine, välja arvatud siis ühed bikiinid, mis mul treener ja omad olid. Aga mul oli nagu enda arvates hästi hea taust, sellepärast, et mu laps tegeles iluvõimlemisega, mis on ka väga kallis ala just sellest vaatest, et need võistlustrikood maksavad palju. Ja ma olin niimoodi läbi vajaduse õppinud ära trikoode tegemise. Ehk siis, et kui sul on, ma ei tea, krooni ajal, eks ju, palk oli 3000 euri, aga üks trikoo maksis 3000 või krooni on ju, et siis sa nagu õppisid ise tegema. Õssi sellest hoopis siis õmblusmasina ja hakkasin ise trikoosid tegema. Nii et mul oli nagu selline nagu mingil määral know-how oli olemas, ma olin kive kleepinud, see oli minu jaoks selline nagu tuttav maailm ja ma mõtlesingi, et ma teengi ise, et kui keeruline see olla saab. Aga kui ma jõudsin lava taha ja ma nägin, et kui pisikesed on minu bikiinid ja kuidas see lõhub mu proportsiooni ja kuidas tüdrukud võtavadki karbist välja nagu reaalselt tissid, et mis kohe annab selle hoopis nagu terviklikuma proportsiooni, siis ma sain aru, et okei. Et ma pean ka kiiresti tegema mingid muutused, nii et ma tegelikult 2 nädalaga tegin, ütleme, et mis ma jõudsin teha, ma tegin korvi laiemaks, et visuaalist muutus natukene paremaks, ehk siis muutis ka proportsiooni natuke paremaks. Aga meil on Eestis päris mitu tegijat. Mina ise olen võistelnud Agne Kiviselle bikiinides. Agne teeb mega ilusaid bikiine. Et just tegelikult maailmameistriks ma tulin Agne bikiinides. Ja minu vaieldamatu lemmik on tegelikult Venemaal Peterburist SV bikiini. Et nad teevad seda online'is täiesti, ma ei kujuta ette, kuidas. Sa saad need bikiinid kätte, nad istuvad sulle lihtsalt nagu valatud selga. Et
jah, et seal on nagu, nendel on ka mingi materjali vahe, ütleme niimoodi, et nendel on kuidagi see hoiab hästi naha vastu ja et ma oma nüüd uute bikiinidega olen ka nagu väga-väga rahul. Kui palju selline lõbus siis maksab? Sõltub, kui palju sa oled valmis maksma. Et ma arvan, et 200-300 euroga juba saad päris okeid, aga kui sa tahad näiteks SV bikiinit Swarovskitega, siis on 600-700 euri näiteks. Okei. Ma ei saa. Hästi, okei, enough nagu bikiinidest, et tuleme selle maailmameistri juurde nagu tagasi, et puudutame seda maailmameistriks saamist nüüd natukene, et need võistlused, need maailmameistri võistlused, kui sa nüüd sinna nagu läksid, kas siis oli sul siht silmes, et ma lähen seda võtma või ma lähen võimalikult kõrget koht, no tõenäoliselt oli, et siis sa ei läinud enam kogemust saama midagi sellist, et nagu räägi nagu mõnes mõttes lahti, et kuidas see sinu jaoks nagu see kogemus oli, et millal ta nagu muutus sinu jaoks selliseks tõsiseks, et sa tundsid, et nüüd siit võib midagi tulla, et kui sa pääsesid seal kas siis nii-öelda poolfinaali või finaali või mingid väljakutsed veel edasi, ja kui seal kuulutati välja seal 4., 3., 2. koht, et puuduta natuke seda, et kas olid ka niimoodi, et seal taga lõpus, et hoidsid 2. kohaga käest kinni ja siis, et nagu, oh my god, mis nüüd saab või kuidas sellega oli? Kui ma ütleme, ma pean ikkagi tulema tagasi aastasse 2018, on ju. Et kui ma 2018 kevadel sain Euroopa katelt hõbeda, siis ma sain aru, et okei, võib-olla ma ikkagi, et see Soome medalid ei olnud nagu vaata juhus, et äkki ma ikkagi siiski kuulun tippu. Siis 2018 sügishooajal maailmameistrivõistlustel ma jäin kullast 1 punkti kaugusele. Nii et 2018 aasta lõpus tegelikult sai vastu võetud teadlik otsus, et ma võtan selle 1 aasta ja teen kõik selleks, et olla siis aasta pärast nii hea, et ei oleks kahtlustki. Et kui ma läksin 2019 siis sinna MM-ile, siis ütleme niimoodi, et iga uitmõte, mis mul pähe tuli, et mis võiks olla veel see komakoht, ma realiseerisin. Ütleme, et kui mul tekkis, ma ei tea, pähe mõte, et ma ei tea, et äkki ikkagi teeks ise juuksed, mitte ei lase teha. See on okei, see mõte sul tuli, järelikult nii peab minema. Rääkisin meikariga, ütlesin, et kuule, et ma teen ise juuksed, sa teen need meigi. Kuni sinna maani, et kui mul tekkis, ma olin enda jaoks teinud kõik ära, kõik kehahooldused, meeletu tegelikult, see meeletu kulu ennem üldse lendamist. Ja üks mõte tuli siis mul pähe, et okei, aga Sergei on küll väga hea silmaga, aga siiski ta hindab minu kohapealset vormi ju läbi kaamera. Ja ma ütlesin oma mehele siis, et tead, mul käis peast läbi mõte, et ma võtan Sergei kaasa. Ja ma ei pidanudki tegelikult rohkem midagi sel teemal arutamiseks, et kui sul see mõte juba peast läbi käis ja sa seda ei tee, siis sa hiljem kahetsed. Nii et järgmisel päeval ma läksin ka trenni ja Sergeile ütlesin, tead, ma tean, et sa just käisid Tanjaga siin samas on ju Hispaanias Tarragonas, aga ma tahan sind kaasa. Ma tahan olla nagu endas nagu nii kindel, et ma olen teinud kõik võimalikku selleks, et kui nüüd tulebki see 1 punktina vahe, siis
ei saanudki paremini, et ma olengi reaalselt teinud kõik selleks. Ja ma võtsin ta kaasa, ta oli nõus kaasa tulema. Ja ütleme niimoodi, et see rahu, mis ma sain sellest, et ta oli koha peal, oli seda kõike väärt. Sest kui ma olin näiteks lava taga, siis ma teadsin, et ma olen selleks hetkeks teinud kõik võimalikku enda poolt ja nüüd tuleb, mis tuleb. Nii et kui lava taga oli olukord, kus minu kõige suurem konkurent, valitsev Euroopa meister, oli lava taga olukorras, kus tal rikuti Tuhare pealt Krimm ära, mis otse loomulikult tekkis totaalne paanika. Meid oli mingi 20+ naist lava taga, olime just eliminatsioonivooru minemas, siis tema ei rääkinud inglise keelt, mitte keegi ei rääkinud vene keelt, aga ma märkasin seda ja siis ma läksin, rahustasin ta maha, organiseerisin talle kohe mingid need Krimmi parandajad, ütlesin, me käime ära eliminatsioonis, kõik saab korda, sul on nii hea vorm, et sa saad raudselt poolfinaali ja pärast nad tulevad, teevad korda. Ja ma olin nagu nii chill, et ma teadsin, et ma olen teinud kõik võimalikku, et ma ei pea üldse nerveerima, et ma lihtsalt lähengi näitan seda, mida ma olen teinud. Ja ongi 3 sekundit ennem lava, mul oli ümberkehastumine ja ma läksin ise endale lavale ja kõik nagu sujus. Nii et isegi kui me lõpus seisime, peale seda autosustamise seisime seal käsi käes, et kes keda või mida nüüd, sest mul oli finaalis 3 venelannat, ehk siis 6-st 3 venelast, nii et sa mõtle ise, kui suur tõenäosus medalit saada. Nii et kui ma sain aru, et mul on vähemalt hõbe käes, ma olin tegelikult juba rahul, sest ma teadsin, et Helena on nagu just tulnud Euroopa meistriks. Aga ütleme nii, et see hetk, kui kuulutati välja hõbe ja see ei olnud mina ja saalist kostus mürgena Sergei hääl, see on vist, ma arvan, et üks elu mõnusamaid hetki. Et ma ei lähe kunagi lavale nagu selle mõttega, et ma olen parim, vaid pigem, et ma olen andnud ennast parima ja tulemus on tegelikult kohtunike teha. Sportlase tava taga on ju kõik võrdsed. Meie ei saa enam mitte midagi teha. Et ma sellepärast olen alati, mul on hea meel, kui keegi teine ka võidab, sest täna oli nii. Aga sel korral oli mina esimene. Nagu kõik justkui nagu loksus iseenesest nagu paika ja vaata, ja sina veel mulle alguses ütlesid ennem, et kui me seda tegema hakkasime, et aga ma ei tea, millest mul nagu rääkida on. No ei tea, millest sul praegu rääkida on, et nii mõnestki nagu, nii paljustki on ühesõnaga rääkida. Okei. Nii, see oli päris huvitav lugu, aga nüüd asja jätame nagu päris lõppu, et tegelikult mis mind nagu huvitab on siis see, et räägi, kui sa Sergei juba mängu tõid, kuidas ja miks sa tema juurde jõudsid? Ma arvan, et see on hästi selline nagu, ma arvan, juhuslik, sest 2018 sügisel oli, ma olin olukorras, kus ma hakkasin hästi palju endast kahtlema. Ma ei olnud veendunud, et ma peaksin sel hooajal üldse võistlema. Ma siin detailidesse ei lasku, aga põhimõtteliselt sama Soome võistlus otsustasin, et ma ei võistle, aga ma läksin seda vaatama. Ja ma vist olin juba päris heas vormis tegelikult, kuigi ma ise ei näinud seda. Aga siis tuligi, paljud nüüd küsisid, miks sa nagu laval ei ole, et nagu come on, on ju. Ja tuli ka Sergei küsima, et miks sa nagu ei võistle. Ja
ma mõtlesin, ma ei tea, et mul vist ei tule vormi et ma ei tea, et jalg on nii pehme ja ma ei tea, kuidagi ei saa ja ma olin hästi halvas kohas iseendaga, et no ma olin juba siis seal, kus ma tegelikult kandsin seda pinget, et nagu õnnestuda ja olla edukas. Ja Sergei ütles mööda minnes niimoodi, et aga kuule, et aga tule esmaspäeval nagu räägime, vaata, mis teha annab. Ja nagu konsultatsiooni mõttes lihtsalt nagu. Ja tegelikult nagu läkski niimoodi, et kuna ma enda treener tegi see hooaeg nagu võistles ja Sergei nagu noppis mu siis nagu ülesse, sest ta nagu nägi, et tegelikult nagu vorm on, et tegelikult nagu peaks võistlema, et mis mõttes see ei võistle see hooaeg. Ja kuidagi kujunes niimoodi, et Sergeil on põhimõte, et ta treenib oma sportlaseid iga päev ise. Ehk siis, kui mul oli eelmise treeneriga kord nädalas trenn või kohtumine, siis kuidagi kujuneski niimoodi, et ma läksin Sergei juurde, siis ma jälle läksin ja siis ta ütles, et nagu tule teeme täna selga ja siis tule teeme täna tuharit ja kuidagi nagu oligi nii, et ta nagu noppis mu üles põhimõtteliselt, nagu ma olin hunnik õnnetust ja tema usk, et ma tegelikult peaksin võistlema 2018 oli see, mis mind nagu sel hetkel siis nagu tõstis. Et ma andsin nagu kogu usalduse või selle andsin nagu tema peale. Et okei, kui tema ütleb, et mine, no siis ma lähen. Sest ma teadsin, et ega Sergei nagu niisama ei ütle, nii palju ma olin kuulnud, et kui Sergei ütleb, et sul on nagu hea vorm, et siis järelikult on hea vorm, et ta nagu niisama ei kiida. Ja selle nagu kõige krooniks oligi siis, et ma käisin Rootsis Tyngres siis võistlemas oma siis enda arvates pooliku vormiga ja mul õnnestus ära võita siis Tüngrel nii Masters kui avatud ja siis võitsin ka oma esimese overalli ja päev hiljem siis tulin ka Põhjamaade meistriks. et nagu 4-4, ja siis ma sain aru, et okei, et see hooaeg ikkagi tundub, et tuleb päris hea ja tuligi. Mis on nagu peamine nagu edu võtti siis? Ma arvan, et nagu sa juba ütlesid, et paljustki selle hooaja edust kirjutaksid sa tema nimele, eks ole. Et kas see oli lihtsalt see, et sa leidsid kellegi, kes sind niivõrd palju toetas, sinusse uskus ja andis sulle sellist tagasisidet ja tuge, mis sul antud hetkel oli vaja, või oli seal ka nagu trenni ja nagu ettevalmistusmetoodika nagu teistsugune, mis mängis ka rolli selle edu saavutamises? Ma ausalt sellele hooajale tagasi vaadates ma ei oska palju analüüsida, sest nagu ma ütlesin, ma andsin kogu võimu ja jõu sel hetkel Sergeile. Ma isegi väga hea tahtmise korral ma ei saa öelda, et kogu see edu võti oli nüüd selles, et ma hakkasin Sergeiga koostööd tegema. Küll aga jah, ma olin ju selles mõttes, et ma olin ju eelnevalt ikkagi nagu pool aastat ka tööd teinud. Aga ma arvan, et see sama, et keegi sinusse usub nii palju, et ta on nagu reaalselt valmis sinusse nii palju panustama, sest ta reaalselt treenis mind iga päev tund aega sellest senti küsimata. Ta isegi maksis, ma sain hiljem teada, ta isegi maksis mu see HC Gym'i sissepääsu kinni, sest mina läksin sisse, tema lükkas mu kohe saali. Ma ei teadnud, et tegelikult oleks meil sissepääsust maksma. Nii et ta maksis oktoobrist detsembrini minu sissepääsu ka veel. Vähe sellest, et mind tasuta treenis. Ja nagu see, et keegi sinusse niivõrd palju panustab, see annab nagu mõnes mõttes mingi vastutuse, aga see annab ka meeletu tahte ja meeletu jõu. Et see on nagu, ütleme niimoodi, et su sisemine põlemine
on hoopis teisel tasandil. Okei, noh kindlasti siis vaimne pool nagu paljuski muutus. Aga kas see, kuidas sa nagu trenni tegid, oli ka teistmoodi? Jaa, sellepärast, et ma ei olnud kunagi teinud treeneriga 5 päeva nädalas trenni ja minu treeningmeetodiks sellest hetkeks sai ringitreening, nagu mida ma võib-olla korra nädalas olin teinud varem, et enamasti on ikkagi nagu harjutus korraga, on ju. Et kui raske oli, ütleme niimoodi, et ma olen elus ühe korra läinud trennist oksendama ja see on olnud see esimene hooaeg Sergeiga. Nii et midagi nagu lihtsalt seal ei ole. Sa ütlesid nagu ringtreening või? Sel hetkel oli selles mõttes nagu võistlustele eelnevalt me tegime nagu ringitreeningut, et siis keha hoida nagu töös ja nii edasi. Okei. No hästi, aga nüüd, kui me jõuame selleks nagu prooks, siis kas ma saan aru, et kui sa maailmameistri tiitli võitsid, et sellega tuli sul see nagu pro-kaart ka kaasa? Ei tulnud. Okei, siis ma mäletan valesti, et kuidas see oli? Selles mõttes, et tegelikult sellega ma sain ka pro-kaardi kaasa, aga pro-kaardi ma võitsin 2019 juunis ja see oli ka selles mõttes, et juhused on ju, ma nagu ei usu juhustesse, aga ütleme niimoodi, et kui 2018 otsustasime, et okei, paneme aasta to the max, et kõik oleks, 2019 sügisel detsembris ma oleksin nii hea, kui vähegi saab, siis see oligi meie eesmärk, on ju. Me tegime kogu aasta plaani selle pinnalt. Aga otse loomulikult tuli jaanuar, tuli veebruar, kõik hakkasid valmistuma. Mul oli plaan kevadhooaeg vahele jätta. Ja ma ei olnud kunagi ühtegi võistlustega vahele jätnud. Ja ütleme nii, et nähes kõrvalt, kuidas kõik prepivad. See on nagu, ma arvan, et ainult võistlejad, mis saavad aru, see on nagu hästi jaburalt võib-olla sõltuvust tekitav, aga mulle hullult meeldib preppida. Ja ütleme nii, et ma kestsin ära veebruarikuu ja märtsis ma hakkasin Sergeile rääkima, et äkki ikka võistleks kevadel ka. Teeks hästi pisikese hooaega, mida suts hakkavad, on ju. Ja siis oli nagu reaalne seis, et mais toimuvateks nagu euroopakateks niimoodi valmis ei saa. Ja mul vaadates suurt plaani oli selge, et detsembris on naiste MM ja Mastersit MM nädalase vahega. Ja kui ma vaatasin oma hormonaaltsüklit, siis täpselt sellise nagu mustri järgi toimusid juunis Ostrava ja Luksemburgi Diamond Cupid. Ja ma lähenesin Sergeile siis natukene kavalamalt. Ma ütlesin, et kuule, tead, vaata, näed, mul on siin selline Excel, see näitab ära sellist asja. Mis sa arvad, kui teeks juunis minikatti, et siis me näeme ära, kuidas mu keha reageerib mingitele asjadele, mis juba alla on tulnud, mida on vaja muuta ja parandada. Ta mõtles päeva ja siis ütles mulle, okei. Mul oli nagu jumala hea meel, et saan ikkagi preppida. Ja oligi eesmärk teha ainult 2 võistlust, ehk siis 2 nädalat olla nagu võistlusvormis. Ütleme nii, et see minikatt läks väga hästi. Esimesel võistlusel sain 2. ja 4. koha ja teisel võistlusel sain 2 kulda ja overalli ja pro-kaardi. Ehk siis nagu test minikatt läks väga hästi. Okei, sul oli nagu varem see nagu pro-õigus ka saadud, et see topelt, et igal juhul see ei olnud või? Ehk siis see Luksemburgis ma võitsingi pro-kaardi ja see tähendab seda, et kui ma Luksemburgis võitsin nagu punase pro-kaardi, mis on siis nagu open kategooria,
siis Mastersit MM-i tiitel oleks mulle andnud ainult sinise, mis tähendab, et oleks saanud ainult Mastersis võistelda. Et see, ütleme, avatud kategooria, overall oli ikka, ütleme nii, et ma tegelikult eile just vaatasin seda videot sellepärast, et mu Instagram tuletas meelde, et 2 aastat tagasi eile ma väänasin oma jala niimoodi välja, et mul oli põhimõtteliselt selline trauma, et ma veel nädal ennem võistlust kontsa jalga ei tahtnud panna. Et ikka korralik, nii et Sergeil oli ikka pärast hea alu, kuidas mu ka treenid ümber teha, et ma ikkagi, ütleme nii, et kõik tegime ära, ma tegin jälle maksimumi ja siis mul õnnestus isegi võita tegelikult ju 2019 eliitrankingu esimest ja teist naist. Nii et see võistluse tase oli päris kõva ja see andis mulle tegelikult ka julguse siis liikuda edasi. Ühesõnaga minikatt, mis pidi olema nagu testimiseks mingisugustele asjadele, siis muutis täielikult su edasist võistleja karjääri. Jah. Ok, normaalne. Et jah, okei. Et jällegi, sina ütlesid, et sa ei tea, millest sul rääkida oleks. Et nagu väga põnev on nagu kuulata. Et okei, aga nüüd see pauk käis ära ja siis pärast seda tuli siis veel üks hooaeg prood, jah? Ei siis oligi peale Luksemburgi tegin 2019 sügise, kus siis sain tuli see kõige magusam võit ära. Tuli puhas võit, mis oligi täpselt taotluslik, selles mõttes 3 punktiga, mis tähendab seda, et puhas võit on ja järgmine oli 6 ja 9. Ja ütleme nii, et siis hakkas sisemine võitlus, sest mul oli aega võtta vastu pro-kaarti 2020 juunini, aga ütleme nii, et kui sa ei ole, ma alustasin fitness ju just for fun, mul ei olnud mingeid suuri eesmärke ja tegelikult mõistes siis 2019 aasta lõpus, et fitness on andnud mulle rohkem, kui ma oleks kunagi üldse ka võib-olla julenud unistada, siis ütleme nii, et see oli päris raputav, sellepärast, et ma sain aru, kui palju tegelikult ma olin nagu neid aastaid kandnud endaga seda pinget, et õnnestuda. Et sa lähed alati Eesti lipu alt välja võitma. Mis iganes seis sul on, sa pead olema lihtsalt nagu nii hea, et või andma ennast maksimumi, et isegi kui tulemus on midagi muud, siis sul ei jää midagi kripeldama. Vaata. Et ma ei oska, võib-olla see ongi minu enda nagu viga, et ma ei oska lihtsalt võistelda või nagu lihtsalt minna. Et ma pean tegema alati ära kõik maksimaalselt, et sõltumata sellest, mis tuleb tulemus, ma saan ise vaadata endale otsa. Tead mis? Sinust kohest teada, et sinust saaks teha sellise hästi hea Rocky Balboa stiilis filmi, naisversioon fitnessi maailmas. Et ma olin mitte keegi, mulle öeldi, et minust ei tule mitte midagi, aga vot vaadake mind nüüd. Et see oleks täitsa põnev, et saaks täitsa huvitav asja sellest teha. Aga mis edasi nüüd? Et kui me oleme praegusesse nagu punkti jõudnud, on ju, et sa oled nagu siis jõudnud nii kõrgele, kui sa praegu oled jõudnud, eks ole, et praegu on siin jälle rasked ajad, eks ole, kõik on kinni, aga sa käid trennis ikkagi edasi, sina saad käia, et mis sinu plaanid nüüd edaspidiseks on? Kuhu sul veel minna on? See on küsimus, mida ma olen endalt küsinud viimaselt, täna märts. Mida ma olen küsinud endast põhimõtteliselt, jah, 21. detsembrist peale.
et tegelikult 3 kuud, näed, mul läheb hääl korda. Et nagu ma olen ka mitmel korral öelnud, siis mul on tunne, et issand. et ma olen saanud tegelikult nii palju, et äkki ma peaksin muutma suunda ja hakkama rohkem tagasi andma. Ma ei tea, kas see andis selle vastuse. Mul ei ole omal vastust. Okei, no ma arvan, ma enam-vähem sain nagu pihta, jah, et kuhu sa nagu triivisid, jah, selles suhtes. Aga võib-olla siis nagu kokku veel, et kokkuvõttes nagu, et kui me toome sinu nagu selle võistleja karjääri nagu näiteks või siis, et kui sa nagu suudaksid panna selle nagu sellisesse paari lauselisse nagu nõuandesse nagu inimestele, et stiilis, et ma ei tea, nagu tihtipeale öeldakse, ma ei tea, usu endasse ja ma ei tea, tööta oma eesmärkide nimel ja et ära hooli sellest, mida teised ütlevad, et kui sa nagu suudaksid kogu selle enda teekonna nagu panda sellisesse väiksesse filosoofilisse nagu nõuandesse, siis kuidas sa selle kokku võtaksid ja nagu, mida sa tahaksid nagu öelda või kas sul on öelda midagi inimestele, kes nagu on selles hetkes, kus sina nagu alguses olid. Sellest, et nad jõuaksid sinna, kuhu sina oled jõudnud, siis millist nõu sa neile nagu annaksid? Tead, ma ei tea isegi, kuidas ma olen sinna jõudnud ju. No mul on selles mõttes, et kui ma mõtlen täna, et jah, ma võtsin siin aasta aega tagasi võtsin vastu otsuse, et ma lähen elukutselistesse üle, et puhtalt sellepärast, et olla taas algaja. Isegi minuni jõudsid jutud, et nagu vapsee lollakas on, et mida ta ette kujutab, et nagu milleks on jäänud edasi amatööridesse kogunud medaleid on ju, et nagu milline naiivitar on ju. Ma tegelikult isegi 2020 täiega nautisin neid jutte, sest ma saingi olla vaata nagu mitte keegi ja mul nagu, ütleme niimoodi, et kui ma läksin esimest korda siis nagu professionaalidega lavale, siis ma olingi täielik blackout. Arnoldi muster koldus uuesti Arnoldi, sest ma läksin lavale uuesti Arnoldi lavale. Ja ma ei mäleta seda lava hetke. Nagu jumal tänatud, et mul oli sel hetkel niivõrd palju kehas seda automaatset sees, et nagu kõige hullem ei olnud see presentatsioon ja poseerimine. Et mida ma jälle aga ise tajusin oli see, et mis mul puudu jäi, oli see, et ma ei uskunud, et ma kuulun sinna. Et ma läksin proode lavale ja kui ma, see on hea, mu esimene proode võistlus oli ju Arnold Classicul toimuv Elite Pro MM. Jälle on ju, kuidagi nagu huvitav muster jookseb välja, et mitte nagu, et ei katseta niisama, vaid kohe MM-ile, mis ka läbi juhuste sattus olema see võistlus. Sest ma lihtsalt võtsin kätte julguse ja kirjutasin Arnoldile kutsetaotluse, sest mul ei olnud ühtegi Elite Pro võistluste all, mul ei olnud mitte mingit tulemusi, et ma võiksin saada kutse Arnoldile. Aga kuna Hispaaniast ja mujalt mulle ka kirjutati, et sul on nagu nii korralik nagu CV all ja see ei ole mitte kunagi näidanud halba vormi, et kirjuta, mida sul kaotada on. Ja ma arvan, et see ongi see sama, mis tegelikult võikski olla see nõuanne, et kui sa tahad, siis mine täiega peale, vaata. Sul ei ole nagu mitte midagi tegelikult kaotada. Et jah, tänu selle koroona aastale juhtuski nii, et kui ma veebruaris mõtlesin Elite Pro sportlase staatust vastu võetes, et issand, kui äge oleks kunagi aastate pärast jõuda Elite Pro MM-ile, siis see käib läbi kvalifikatsiooni tavaliselt, see käib võistlustel, kogud punkte ja nii edasi. Siis mu unistus täitus esimesele võistlusele jõudes. Et see oligi Elite Pro MM. Ja kui
ja kui ma olin seal lava taga ja saad aru, et sa oled nagu kõikide nende naistega nagu koos siin, kellele sa vaatad jälle on ju alt nagu ülesse ja sa lähed nagu koos lavale ja mul ei olnud tunnet, et ma võib-olla kuulun veel sinna, sest ma ju olin nagu algaja, ma läksin proovima. Nii et kui lava taga ootasime finaali kohti, top 10 ja ma sain aru, et ma olen finaalis, siis ütleme niimoodi, et see šokk ei läinud üle, et ma ei suutnud ennast lõpuni koguda. Nii et mu ajuhook on nagu, ütleme, et ei ole mina. Et ma olen ikka väga rabe, aga jah, ehk siis, kui sa väga seda tahad, siis täiega panusta, niisama ei tule mitte midagi. Nagu ma olen ka vist mitmel korral öelnud, siis mul on alati olnud masterplan, et ma ei jäta mitte ühtegi koma kohta, mitte ühtegi kahtluse kohta, et kõik, mis on võimalik, ma teen ära, sellepärast, et mulle ei meeldi see tunne, kui ma hiljem mõtlen, aga äkki. Et ütleme nii, et võib-olla see on see nõuanne. No see on nagu loodusseadus ka, et umbes vaata see loodusseadus, et nagu tugevam jääb ellu või midagi sellist, aga ongi see, et kui sa nagu 10 küünega nagu seda asja, mida sa tahad enda poole nagu ei tõmba, siis tõmbab selle keegi teine. Et siis sa nagu jäädki ilma, et see ongi nagu selline universaalne tõde, nagu, et kui sa midagi tahad, siis nagu pead nagu täiega nagu selle nimel nagu kas siis töötama või nagu uskuma või ongi see oligi hea, et nagu peale lendama, et saab, mis saab, aga lenda täiega peale, sest kui sa täiega peale ei lenda, siis ühesõnaga, kui sa lendad täiega peale, siis võib-olla sa saad selle, võib-olla ei saa. Aga kui sa täiega peale ei lenda, siis sa kohe kindlasti ei saa. Nagu, selles mõttes, et ma arvan, et mis on veel võib-olla, kus tuleb see nagu erinevus, on see, et inimeste hinnangud enda maksimumile on ka erinevad. Et võib-olla ma olen seda liiga tihti kõrvalt näinud, et inimesed tunnevad, et ma ju panustasin nii palju ja näed, nüüd ei tulnudki tulemust ja nii edasi. Siis vaata minu vaatest tegelikult oleks saanud teha seda. Et lihtsalt inimeste nagu, võib-olla see nagu ka nägemus kogu sellest nagu tervikust on ka erinev. Et võib-olla tundubki ülekohtune, et ma ju tegin kõik ära, aga seal on jah palju agasid. Äkki sa peaksid hoopis minema poliitikasse ja presidendiks kandideerima? Mis põhjusel? Ma ei vastanud su küsimustele või? Mis asja? Ei, mitte seda, vaid et kui sa nagu midagi ette võtad, et siis sa töötad selle nimel ja vaata, kui sinu lugusi vaadata, et justkui tundus alguses nii ebarealistlik, aga siis sa nagu läksid nagu maksimaalsesse tippu, nagu kuhu ühes liigas üldse nagu minna saab, et võib-olla nagu ongi see, et ükskõik, mida sa nagu ette võtad, et sa oskad või nagu sa toimetad niimoodi, et sa nagu jõuad sinna, et ma ei kujuta ette, et kui peaks kunagi selline tahtmine tekkima, et tekib uitmõte, et ma võiks nagu kohe ikka, ma ei tea, eriti suurel tasemel mingi maailma mõjutada, et siis kurat teab, äkki tuleb välja. Mul on nagu tegelikult vaata see töö, mida ma teen ja see minu nagu ka nagu kõrvaltegevus, et need kõik on selle eesmärgiga, et teha maailma paremaks. Nii et. No ma arvan, et me mõlemad siin kas või grammikese võrra nagu või milligrammi võrra nagu võib-olla suutsime seda teha, et see nagu infot jagada ja võib-olla inimestel oli huvitav, aga ma kindlasti arvan, et nagu huvitav on üks sõna, aga ma arvan, teine asi, mis kindlasti nagu siit võib tulla, on inspireeriv. Et oli inspireeriv kuulata, et selles mõttes mul on nagu hea meel, et nagu ma ka ei teadnud, mida sellest vestlusest nagu täna oodata, aga mul on nagu üli hea meel, et see vestlus nagu kujunes nagu selliseks nagu edulooks, mis nagu väga paljusi inimesi tõenäoliselt, kes just võib-olla, kes nagu tahavad selle alaga tegelema hakata või juba tegelevad sellega, et kui nad kuulavad selle ära, siis ma arvan, et neil on nagu motti
järgmine kord trenni minna nagu palju rohkem ja nagu ma üldse ei imesta, kui väga paljud inimesed ikkagi otsustavad nüüd võistlemise kätte võtta või teevad oma ettevalmistust innukamalt, et noh, ma arvan küll, et nagu, kui sa ütlesid, et su eesmärk on nagu maailma paremaks muuta, et sellega nagu sa täna oled mingil määral kindlasti nagu hakkama saanud, et võid uhke olla enda üle. Ja mul on endal on ka nagu siis nagu mindset ja mental coach on ja mul ongi settimisaeg praegu, ja ta tegelikult ütles minu potentsiaali kohta siis, et muidugi, mul on ju praegult mul on kodus Elite Pro maailmameistrivõistluste hõbemedal on ju, mis on minu jaoks täiesti nagu kulla värvi. Aga ütleme nii, et see samm edasi sinna kulla juurde, ma tean, mida ma tegin 2019 ja ma peaksin tegema midagi analoogset. Ma ei ole kindel, kas ma olen selleks valmis, aga mu coach ütles nagu päris hästi, et tegelikult maailm vajab sinu võitudest palju rohkem seda, et sa muudad inimesi õnnelikuks. Ja kuna ma nagu teen nagu coaching ut ka ja ma igapäevaselt tegelikult muudan seda nagu maailma, ütleme inimesi nagu õnnelikumaks nagu päriselt ja läbi selle ma näen, et kui ma olen ühe inimesega saanud nagu heasse kohta, kuidas tema omakorda veel suuremad ringid mõjutab. Et siis mulle tundubki, et äkki see on see point. Et mul on see kõik kanti nii kiiresti nagu kätte, sest ma jõudsin, ma olen praegu teinud 2 pro-võistlust ja nagu ütleme pea vastu lage. Ma ei tea, kas ma ise olen endale pannud juba nii palju pinget peale, et kui sul on kodus medal, siis see ju ei lähe vähemalt tahtma, et võib-olla äkki see kõik antigi mulle nii ruttu sellepärast, et ma tegeleksin nüüd selle teise poolega, mida ma ka teen. No, tundub mõistlik, võib-olla niimoodi ongi. Et jah. Väga hästi. Noh, ma arvan, et me oleme sellise väga viisaka ajalimiidi täis rääkinud, sellise standardi oleme väga edukalt nagu täis rääkinud, et ma arvan, et igati nagu võib-olla mõistlik on praegu siin joon nagu alla tõmmata ja las need inimesed, kes su loo ära kuulasid nüüd, kas te kuulate seda trennis või te lähete teete jalutuskäiku, sest et jõusaalis käia ei saa, siis parem oleks, et siit motivatsioonilaengu saite. Et äkki see nagu sellisel raskel ajal nagu motiveerib teid ka, et jah, mis ma ikka oskan öelda, et selles mõttes nagu väga hästi ja nagu alati, kui nagu osa selles podcastis nagu läbi saab, siis ma tunnen alati nagu hästi head meelt, et nagu need osad, mida ma nagu olen üritanud teha, need on nagu tulnud alati nagu lõpus, kui ma mõtlen, nad on tulnud välja nagu paremad, kui ma nagu oleksin ka osanud eeldada, et mul on nagu umbes ka see, et ma ei osa midagi oodata, aga siis umbes nagu, et tuli midagi väga head välja, et umbes nagu sinu analoogiaga nagu mikrotasandil, et ma ei saanud Elite Pro mingisugust medalit, aga saade tuli hästi välja, vaata, midagi sellist vähemalt minu hinnangul, et selle üle mul on küll hea meel. Vot. Nii. Väga hästi. Soovid sa omalt poolt veel midagi lõpetuseks öelda? Mul on väga hea meel tegelikult sinuga täna siin vestelda. Et see on kuidagi, kui ma ütlesin, et võib-olla keeruline minust midagi välja saada, aga tundub, et ma isegi ei märganud, kuidas aeg lendus. Siis tegelikult sa ütlesid päris hästi seda, et see motivatsioon ja äkki see ongi see, mida siit inimesed saavad, et ka minuealised naised, et ei tasu ennast tegelikult nii maha tõmmata ja tasub unistada ja uskuda, et ma saan see aasta 43. See on ainult number. Kõik on võimalik. Nii, aga hästi. Nii. Nüüd on joon alla tõmmatud. Minu poolt kõik, sinu poolt ka kõik. Minu poolt, ma ei tea, kena päeva või õhtu jätku kõigile. Ja nii ongi.